Lavender skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. Tere! Siuke värk nüüd. Üks mees tegi mulle hästi ilusa kolde. Aitäh! Ja nüüd siis tuleb mulle endal teha siis downpipe. Ma ei ole kunagi siukest asja teinud. Vaatasin YouTube'i videost. Saate alla kommenteerida, et kas see kõik õnnestub või ei õnnestu. Ja mis ma kõik valesti teen. Mul on jumalast ükskõik, mis te ütlete selles mõttes, et tagasiside ongi hea. Ja see on kindel, et ma midagi valesti teen. Kass on täis mingi musta materjali. Miks mustast, kui kolle on ilusti roostevabast? Hea küsimus. Minu põhjendus sellele on see, et kuna ma ise eriline keevitaja niikuinii ei ole, roostevaba keevitamisega mul ei ole absoluutselt ühtegi kogemust. Kolmas põhjus on see, et niikuinii läheb downpipe vähemasti mingisuguse katte alla, kas ta siis läheb selle teibiga või siis mingi, mina ei tea, ahjuvärviga, mul ükskõik ausalt öeldes. Peaasi, et ta nagu nii-öelda kuuma siin ja seal kinni peab. Neljas on see, et te olete jumala vähe särke ostnud ja kui te ostaks rohkem särke, siis ma juba täna saaks teha roostevaba metallist seda osta või kellegi palgata, kes seda siis teeb. Ja kuna aeg pressib peale, mul on vaja saada summuti osa võimalikult kiiresti tehtud. Seega, ega midagi, pane siit timelapsi käima. Tada! Jälle unustasin. Tahtsin ilgelt tööga pihta hakata, et see asi ikkagi lõpuks ära teha. Mul oli väga limiteeritud aeg. 1 nädalavahetusega oli vaja see asi ära teha. Kuidas ma sellega hakkama sain? Ma lubasin teile, et eelmises episoodis, et nüüd läheb põnevaks ja uskuge mind, te saate naerda. Tagasi video juurde. Tere tulemast Kivitare Fabricationis. Esimene asi, mis ma tegin, ma hakkasin YouTube'i kammima ja tegelikult seda ma tegin eile juba, aga hämmastaval kombel väga palju nippe tuleb hästi kiiresti välja. Mul on siin küll nüüd üks mingi teibitud käkk käes, aga see on sellest, et ma veel ei ole julgenud kokku neid punktida. Sest ma tahan ära kõigepealt proovida, kuidas pidi ja mismoodi ma teen. Aga mida soovitatakse teha, on siis see, et vali mingi kraad, eks on ju. Kõigepealt võtta diameeter, on meil 3 tolli, on see toru mul. Selle korrutasime piiga, ehk siis 3,14-ga, siis jagasime tolle 2-ga saadud tulemuse. Saime teada, et raadius on siin. Ja siis saab teha niimoodi, et selle joonele tõmbasin, keevise joonele teisele poole tõmbasin joone peale, et siis ma saan seda kogu aeg 180 kraadi sirget toru keerata ja siis ma saan, mul on siin see massinal on mingid kraadid on peal, kurat teab, kui õiged nad on, aga vahet ei ole. Ma panin sinna praegu 12 kraadi peale ja nüüd, kui ma nagu ühelt poolt lõikan 12 ja teiselt poolt 12, siis kui ma nüüd ei eksi, siis peaks olema 24 kraadi see nurk meil. Ja mis on nagu hea, on see, et siis saab nagu need keevisosad niimoodi nagu kokku panna, kui muidugi ei ole vaja nagu keerata siit ja pöörata seda nagu täitsa algaja kohta vist enam vähem. Et võiks viilida siit ja sealt natukene, et siis on nagu parem keevitada. Et ma sain aru, et kui see hästi sirgelt nagu koos on omavahel tasa, siis on väga hea. Ja sellise puhul jääb siis ka see, et kogu see ava on siis nagu kogu aeg, mis siis otsa nagu paned, on siis nagu ikkagi sirge. Et näed, kui ma nüüd selle teistpidi panen nii, et keevitusest nagu kokku, siis see oleks nagu ikkagi sirge toru. Mis tähendab seda, et meil on see diameeter nagu kogu aeg sama. Vot, lähme nüüd siia ja nüüd siis on põhimõtteliselt mul siuke hea otsuse koht, et siit ma siis nagu olen vaadanud, videotes tehti täpselt samamoodi, et siia tuleb veebandi klamber ja nüüd põhimõtteliselt hakkan siis siit lihtsalt vaatama, et ma saaksin, seal on üks auk, kust ainukene koht, kust sealt läks ka originaal downpipe mööda ja siis on, siit peab tulema veel lõõts wastegate'i otsast. Aga seda mul praegu ei ole, ma saan selle hiljem lisada ja ma arvan, et ma teen sellel ka niimoodi, et liikumise nagu siit alla poole ja siis liidan need kuskil seal pool.
ja nüüd praegusel hetkel paistab, et see suund hakkab nagu enam-vähem õigeks olema, et ma ei taha nagu, kui siit on mingisugune toru läheb nagu justkui niimoodi nagu alla või niipidi alla, siis ma ei taha, et need väga risti lähevad. Ja siis põhimõtteliselt siit, ma ei tea, sellega vaatan, see on mul 60-kraadine, millest ma alguses lõikasin 3 tolli jällegi. Ja siis ma siit püüan nüüd vaadata, et kuidas ma saaks selle ja kus koha peal ma hakkan seda niimoodi keerama, et see läheks sisuliselt edaspidi siit otse peaaegu alla, rooli vardast mööda. Jah, võt, nii et ma unustasin selle timelapsi käima panna, sest nagu nii tore oli juba hakata asju tegema. Ma nüüd siis panen mingisuguse asja käima. City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. No ma ei tea, kuidas tundub. Palju asju siin valesti tehtud on. Andke kommentaarides teada. Kindlasti on midagi. Ma ise olen küll praegu rahul. Mõni kärn on siin ja seal, aga need mingid, mis ma siin vaatasin, mis mõned pikemad ma siin korra proovisin, ma ei tea, kas selle traati tuleb liiga palju peale või see peabki nii jääma, ma ei tea. Ma korra keerasin nagu vähemaks, aga siis tundus, et tuli veel suurem unnik sinna otsa, nii et ma ei tea. Et plaan on tegelikult niikuinii see, et ma punktin ära ja äkki leiab kellegi, kes selle keevitab lõpuni ära, sest et kuna neid keevitasin siin nagu nii palju, siis nagu elutüütu oleks, et kui see nüüd kohe lekkima kuskilt hakkab. Vaatame siis. Siin olid mul mingid hädised märgid, natukene on näha, aga see käis mul kokku, see käis, niimoodi käis kokku. Või ei, niimoodi, jah, niimoodi. Ja need märgid siia selgemaks. Siit on näha, see oli ja see oli. Nii. YouTube'is tegi niimoodi, ma ei tea. Nii. Ja nüüd Veebando. Ei tea, aga nüüd käib klõps. Nii. Ja näed, selle saab niimoodi panna, et teistpidi on parem panna, siis siit saab. Ma arvan, et seal ei ole ju vahet ju. See tõmbab igalt poolt sinna tänna. Nii. Minul see läheb sinna sisse. Klõpst käis ära. Klokime paika. Nüüd oleks vaja 1 või 2 kätt veel äkki. Nii. Ei, kus sellel on pinget. No, eks peabki olema. Niimoodi. Nii. Ja nüüd oli, ma võtan see toru on mul kõver. See on küll pikk toru praegu, aga põhimõtteliselt peaks siin olema näha juba, et see läheb siit. Sinna peab mingi väikse bendi sisse tegema, umbes täpselt selle koha peale. Nii et ma peaksin vist, ma ei tea, ma lähen vaatan kõigepealt, ma tahaks üles tõsta auto ja vaadata, kuidas see altpoolt välja näeb. Siis on nagu, praegu tuli kriimu juurde autole, aga pole vahet. Nii. Nüüd on siis nii, et sealt paistab see torukene. Ja sealt peaks panema selle nüüd otse siia ja siis siit ilmselt vahelt läheks edasi, mitte nüüd 90, aga on ikka hea, kui on pikad käed. Selle 60 kraadiga, siit, vale auk, näeb,
kui siit nüüd need saaks niimoodi kokku, siis siit paneks jugama, siin peaks katalüsaatorid asuma, aga siis saaks kuidagi siit selle jugama panna, siia peab ka mingid paigatid veel tegema ja siis siia tuleb sukk ka kuskile. Ka idee peaks olema see, et kogu summuti raskus ei oleks nagu ainult selle turbokolde peal. Ja see asi ka, et siis siia peab kindlasti tugevalt kinni saama, et ma tahaks neid originaalkinnitusi siit kasutada. Siin on poolteli otsa sisemisel juba mingi kaitse olemas, eks see on originaalis ka. See on ainult natukene ära mädane, et see veel kestab. No minu eluaja, ma arvan, saab hakkama. Ja okei, ühesõnaga jah, siis sealt edasi on plaan minna sisuliselt pirraki ühe toruga, et mul on küll üks Simonsi pütt veel, et siin originaalis peaks ka nagu näha, plekk on siin veel alles, et siin peaks olema mingi pütt, aga mõtlen, kas ma tahan seda panna ja siis siit paneme sellest august niimoodi pirraki selle 3 tollise läbi ja jätaks siia ruumi ka niimoodi, et see, siin on mingi, see on kaka, see tuleb teha mingist plekist, ma arvan, uus igaks teiseks petteks, et kässari tross ära ei sula ja värki ja siit läheb otse siis siin hakkab Simonsi pütt hakkab siin olema. Kui praegu nii hästi läheb, nagu praegu läinud on, siis võib juhtuda see, et ma jõuan selle downpipe'iga nagu täna siit alla ära, siis on kell nii palju, et ma teen väikse puhkuse öö. Mul on siuke kole komme, et ma tavaliselt öösel magan, ma ei tea, kuidas teil on. Ja siis jätkan homme, siis oleks juba ju tegelikult lihtne, siis oleks ju päris nunnu. Järgmine päev ja täna jätkame. Eile jätsin ikka asjad pooleli, sest kell oli juba palju ja hommik on õhtust targem. Nii et täna siis downpipe'i pikendus teha, hakkame pihta. Mirrors catch streaks of electric blue. Every flash, a moment slipping through. Taillights guide through the urban sprawl, chasing the rhythm till we've seen it all. No nii, teeme kiirelt siin, muss on taustal, aga panen voolu juurde vähe, eile siin Villu Soots. Ja ma ei tea, kui nüüd kogu aeg nii hästi läheks, madalad tuleks, siis võib-olla julgeks ise keevitada. Panin paika ja vaatame nüüd. Vaat, siit tema läheb piu otse sinna. Clearance, all on clearance. Siit seda plekki saan natuke pikendada või üldse siit nagu uue teha. Ja ma olen ära kontrollinud, praegu on roolivarras siin kõige kaugemas punktis, kuna rooli on vasakule välja liigutatud, nii et kui ta keerata paremale välja, siis see roolivarras hakkab keerama siit sinna poole. No näe, downpipe paistab sealt. Ja nüüd on siit veovõli kaitsest vaja hakata ta mööda saama. Ja mõte on siis nii, et see anti soovitus, et see white band, mida mul siin varuks on ostetud, see koos klambriga nüüd peaks siis kuskil siin niimoodi olema, et see on nagu servitsable või siis tuua ta siia allapoole. Siin on ju päris nunnult ruumi tegelikkuses võtmega keerata kasti all kohe. See tähendaks seda, et teeks mingit paigatte ja värke. Aga muidugi, kui ta siin on, siis selle eelis on see, et selle toru saab nagu otse üles välja tõsta ära. Ma jätan selle nüüd jahtuma siia mõneks ajaks. Ja tahaks sellel ajal korra peatuda ühel teemal. Miks ma seda praegu siin kõik ise teen? Ma üldiselt proovin järgida ühte väga vahvat reeglit. Ja see reegel on tavaliselt olnud see, et kui sinu töötunni hinne on kallim kui sisseostetava töö hind, siis on ju täiesti mõistlik teha
ise oma tööd ja osta töö sisse. Ma saan aru, väga tihti see nii ei ole ja see on ainult selline ideaalmaailm. Ka praegu oleks minul lihtsam see osta töö sisse versus kulutada oma aega, mis on natukene kallim võib-olla kui selle töö tegemine. Aga siiski, kuhu jääb siis nüüd see ehituse rõõm? Et see on ka kindlasti oluline, mis toob mind nagu selle asjani, et kui keegi veel on kahelnud, et ei tea, kas ta saab mingites asjades hakkama, siis ma võin öelda, et ma võin küll kaamera ees väga enesekindel tunduda, aga ma nagu põen täiega, eks minu sõbrad teavad seda. Ja samas on nagu see, et kui sa võtad siukse asja ette, jah, see on mingi mustast materjali, stainless steel oleks nagu palju ilusam, roostevaba, bla, jumal äge on. Aga fuck, kuskilt peab alustama, üks asi. Teine asi, ma ei usu, et ma hakkan nagu ise nüüd tegema, kogu aeg fabritseerima neid asju. Aga see annab mulle kinnituse, et ma saan hakkama siukest asja tegema ja kui tõesti väga vaja on, kui keegi ütleb alt ära, kui keegi ütleb, et ta teeb mingi asja ja ta pärast ei tee seda asja, siis ma saan siukse asjaga vähemalt ise hakkama. Point on ka see, et minu auto jõu juures, mis tuleb, mul ei ole vaja suurt mingit, ma ei tea, mida iganes asja, piisab 3 tollist täiesti, mis on niigi suurem kui originaalis on. Ja kuna mitte midagi kuskilt võtta ei ole, siis tuleb ise teha. Nii et miks mitte siis ise proovida, hakake tegema oma projekti autosid ja ma ütlen ainuke asi, mis ilgelt palju aitab, on see, et planeeri. Proovi võimalikult palju planeerida ja jätta nagu ruumi sinna, sest alati kõik asjad ilmselgelt ei lähe nii nagu plaanis, aga vähemalt on sul siis nagu mingi mänguruum. Näiteks mul hea näide, auto pidi minema 6 aega tagasi värvimisse, aga läheb 6 aega hiljem, mis andis mulle nüüd võimaluse täna hakata nende asjadega proovima tegeleda. Ma oleks saanud nendega ka siis 6 aega hiljem teha, aga vähemasti on nagu mingisugune mänguruum. Nii et see vist nüüd on juba jahtunud, et saab korra paika panna ja siis saab edasi teha. Noh, tere tulemast siis Petrolheads Fabricationisse. Seda tööd küll keegi vist ei telliks. Raudselt mingi 1 miljon asja on valesti tehtud. Andke teada, mis ma tegin valesti, siis ma saan õppida. Aga jah, nagu ma ütlesin, et ega ma ilmselt pean ära ikkagi ise keevitamist, ma ei saa muidu siit selle põlvega edasi minna. No okei, siit ma saan pärast veebändist lahti võtta, saab selle osa nagu need ka ära teha, aga lõppeks ikkagi on nagu see, et ma ütlen, et siin oleks vaja need ära teha, mis on nagu see minu kaka, no siin läks läbi ja auke tuli ja... Aga ma endiselt praegu olen veel selle arvamusel, et isetegemise rõõm on kõige suurem ja internet on täis küll igasuguseid ilusaid pilte, et kuidas kõike tehakse ja mõni titaaniumist isegi teeb. Et äkki kunagi jõuab sinna maale ka, et saab siukseid asju tellida. Seniks kuniks on meil see, mis on, nii et jätkame. Noh, this will have to do. Ühe sellise ütluse ma sain veel teada, et rillakas on halva keevitaja parim sõber. Tegin seest poolt ka ära nii hästi kui sain. Siit ka, sest et kui pärast edasi keevitada, ega siis ju ei saa enam seda paremaks. Et noh, siin mõned siuksed piirangud seal lõpus on sellele gaaside voolamisele, aga tead, las ta olla. Kui see ei õnnestu ja ei tööta ja on vaja mingil ajal kuskilt uus tellida, siis las ta olla. Ma panen selle garaaži seina peale ja see on first off minu tegemistest ja garaaži seina peal keegi küsib, miks downpipe on. See on hea rääkida, näed, tegin siukest lollust. Anyways, panen nüüd selle külge. See kärnärni siin. Aga töötab praegu. Kas see ei leki ka? Ma ei tea. Aga ei, no põnevaks on läinud siin. Ma sain nüüd nii kaugele, et see on nüüd viimane ots, mis siis läheb meil juba silla tala alt läbi, veovalli alt läbi siis
seega great success, kohe proovime siis vahele ja siis saab hakata pikemaid torusid välja mõtlema, kuidas neid sinna paigutada. Oht on, et ma tahan keskmise teha ovaalseks, et põhja alt liiga julmalt välja ei paistaks, aga ma ei tea veel, kuidas see käib. Peab vist YouTube'i minema vaatama. Return, another heartbeat unwinds. Shadows paint pictures on roads we find. The hum of wheels, a hypnotic refrain, driving down these veins of an endless chain. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. No ma tean, et see ei ole kõige ilusam töö, aga see on minu töö ja see on kõige tähtsam. Ma olen korduvalt rääkinud, selle saab mingi asjaga ära katta, üks relakas teeb ka mingid oma imesid. Ja võib-olla tõesti tuleb seda keegi kunagi lähiajal nüüd punktima, aga selline ta siis on. Selle kaamera nurga alt paistab, et jube kole madal on, aga tegelikkuses on jah, see natuke, ütleme, kõige madalam punkt, aga mitte väga palju rohkem, kui oli originaal. Et see punkt siin on kõige madalam, midagi siin teha ei ole, isegi originaal oli madalam sellest sillatalapunktist ja käigukastist siin, aga las ta olla. See ei ole nüüd nii hull, kui oli originaal, suhteliselt siuke sama pigem võiks öelda. Ja ülejäänud ma proovin siia kõhu all ära mahutada, mis on asi, mille peale ma ei osanud kohe alguses mõelda, on see, et kui enne äkki oli 2,5 tolli või 2,2 midagi tolli ja 2 toru, siis nüüd on 3 tolli ja need ei, kui originaalgi oli niimoodi, et suhteliselt siuke rippus kuidagi lollakalt kõhu all ja mul üks põhjus, miks ma olen üleüldse tahtnud kogu aeg seda mingit summutit siia uut teha, on see, et kui siin midagi puudutama hakkad, siis esiteks pudeneb koost ära ja teiseks ei istuda niikuinii normaalselt siin. Nüüd on siis, jõuan selle koha peale, kus mul on üks paine veel teha ja siis ma saan minna sisuliselt pika toruga keskmise püti juurde välja. Ma pean keskmise püti, ma võtsin 2 Simonsi pütti, aga ma pean ühe väiksema ostma, sest füüsiliselt ei suutnud kohe alguses seda ära mahutada. Ma veel proovin, aga vaatab. Ja siis juba tagasilla juurde jõuab, tõenäosus on, et ma täna jõuan äkki sinna poole, sinna taha püti kinnituste nii kuidagi ära ja siis ülejäänud asju ma saan kodus ka teha pukkidel. Mul natukene veel on aega enne, kui auto värvi läheb. Täna ei filmi palju, sest aega on vähe ja ei tea, kas siin timelapsiga jõuan käima panna. Ehk siis toimetan. No sukk sai tegelikult väga hea koha peale ja tuleviku peale ette mõeldes jätsin sinna ka ühe sirgema toru ja panin juba veepandi sinna peale sukka ka ära, et saaks lisada siis sinna tulevikus katalüsaatori, mõtlesin ka originaalkatalüsaatorite lisamise peale, aga samas võib-olla tahaks need alles jätta, teistpidi need originaalide eest saab veel isegi täitsa arvestatava raha küsida, nii et eks siin mõtlemist on. Tõin stange, aga et vaadata ära, kus see umbes täpselt suund on siia, aga ega siis ei taipanud võtta ju ei polte kaasa ega ka küljejuhikuid, mis ma olen juba ära võtnud. Aga nüüd praegu on vaja hakata vahepeale kuskile kinnitusi ehitama. Et see siin päris nii ei oleks. Sukk sai minul siia ette vahele ja siia tuleb kindlasti üks pütt ka. Ja siia tegelikult jätsin siukse pikema koha. Ideaalis oleks muidugi siia tahtnud, et saaks ühe katalüsaatori panna. Aga praegu jäi sukk siia, et ma pean selle katiga mõtlema midagi muud välja. Eks vaatab.
keeruline see ehitus, nii et saaks siuke norm vaikne ja siis kui gaasi vajutad, siis on ikka lärmi. Või noh, ma ei taha üldse väga palju lärmakat autot niikuinii, sest ma tahan rohkem sõita sellega kuskil niimoodi nagu pikki maanteid, vähemalt see on nagu see mõte. Ma ei tea, ma olen sellest Virtuose asjast nii nagu sisse võetud juba ja nii nagu palju panustanud siia ja ma tahan, et see nagu õnnestub. Ja tahaks, et see auto oleks ikkagi siuke suvel väga hästi tarbitav, mitte nii, et sellega on siuke liiga vali, et ei taha sõita ja ma ei tea, telefoniga autos rääkida, mida iganes. Ühesõnaga, vaatame, kuidas tuleb. Ja siin proovin ma nüüd käigukasti küljes olevaid originaalkinnitusi ära kasutada siis uue 3-tollise summuti kinnitamiseks. Ma sain kasutada ühte sellist Kronsteini ja kummipuksi. Nii et ma arvan, et siit eestotsast saab see väga tihe ja tummine, nii et ei tohiks ta kusagile vastu keresse liikuma pääseda. Ja siis mõne koha pealt paar punkti veel kinni, pidin tegema sellised nii-öelda nagu leevenduslõiked vahele, et natukene seda painutada ja paika ta sealt keskelt saigi. No, see läks ju nüüd küll päris nunnult. Mis mulle ei meeldi on see, et kui selle koha pealt siit nagu vaadata, siis hakkab see toru nagu liiga alla siia minema. Ehk siis siit ma pean tegema ikkagi mingisuguseid tõsteid ülesse või liigutama. Ideaalis peaks tulema siit nüüd mingisugune pööre siia saab ühe püti panna, originaalis on siin ka pütt, aga ta on palju madalam. Ja siis peab keerama sealt siia. Praegu ma teengi niimoodi, et ma keeran selle toru umbes selle koha pealt siit ära, juba siia poole. Ja siis ma olen juba suunaga siin ja ma teen niimoodi, pärast ma saan selle sirge läbi lõigata ja ma ehitan siis siia selle tagumise püti kinnituse ära. Selle summuti kinnituse poole saan teha ilmselt kuskilt siit, jube numpar oleks ja mul on väike mõte veel, aga ma ei tea, kuidas see võiks õnnestuda. Mida ma silmas pean on siis see, et teeks selle toru lapikuks, ovaalsemaks, siis oleks ta palju nunnum siin all. Aga ma ei tea, ei tea. No süükest asja, nagu ma praegu tegin, jällegi pole teinud varem. Tegin ümmarguse toru ovaalseks. Ovaalne on ka vorm. Teise poole otsa ka juba tegin ära, sest et sellega ma võitsin siit päris palju ruumi ja kui siin on mingisugune siuke šašii alg või ma ei tea, kuidas nimetatakse eesti keeles, siis mis katab nagu päris kenasti nagu külje pealt seda ära, aga ka originaalsummuti oli niimoodi, et ta oli umbes nii kõrge ja siis ta nagu rippus veel siit natuke allpool ja nagu elurõve ja kole on nagu vaadata, kui mitte, et ma nüüd ise näeksin seda, aga teile, kui te mind kuskil sõitmas näete, siis vähemalt ei ole nagu, ma ei tea, midagi tilbendamas maas. Ja nüüd siis järgmine asi ongi see, et on vaja siit saada ka üle. Ja see on nüüd see koht, kus ma mõtlen, kas ma siia ka teen selle pressitud koha, et saada see siia võimalikult lähedale. Teine variant on see, et kuna siia niikuinii tuleb suure tõenäosusega pütt kuhugile, siis mõistlik oleks ta siit, seisa nüüd, näed, mõistlik oleks ta siit jätkata, siit suunata ka nagu peenikeseks teha, peenemaks ja siis läheb ta siit. Tegelikult oleks mõistlik kõik lõpuni ära teha, sellepärast, et eks selle pärast saab siia mida iganes keevitada mingeid asju otsa. Nii et ma natuke soojendan seda toru. Hästi kiiresti jagab see toru nagu seda sooja edasi piki toru. Ja see on nagu veits üllatav, et kas ta nüüd nagu nii palju, nii peabki olema. Aga ja teine asi, kole pehme metall on, tundub ka. Aga ju siis peabki nii olema, ma ei tea. Ma neist materjalist ei tea midagi. Ma rohkem ornitoloog.
nii, ja mina tegin seda lihtsalt toore jõuga, nagu ühes laulus räägitakse. Teate seda lugu? Ei tea, mingi otsige. Nii, siit enam-vähem tasa. Siis pingutame siit natuke peale ja lükkame jälle edasi. Metall on selles mõttes jah, nagu väga tore materjal, et peksad ja töötled teda nii kaua, kuni ta vastu tahtmist soovib olla see, nagu sul vaja on. Ma ei usu, et see, ma ei tea, mingi häält moonutab või midagi sükest, et pigem on see vähe muudab häält kui sellist, vaid natuke see hulga. Ja no ma ei tea. Jällegi YouTube päästis päeva põhimõtteliselt. Ai, Raive kuum on. Ai. Kes oleks võinud arvata, et see kuum on? Kes oleks võinud arvata? Nii. Siin on ka hea. See joon on peaaegu see, mida ma siin jälgin. Umbes täpselt. Kuna see... meil ei ole mingi Simons siin või midagi, kes oskab kõike teha ja värgid-särgid. Mina ei tea, on mis on. Põnev on igatahes. Kohutavalt põnev on. Kohutavalt põnev on, peaks mainima. Et ma arvasin, et ma ei jõua sükst asja üldse. Kes see siis teeb sellist asja ja kudamoodi sa seda teed ja mis on nagu hämmastav nende sumpside puhul, kes nagu kustumeid asju teevad, on ju siis vaatad neid ja loed ja kuulad ja inimesed lihtsalt vaata, paneme, laseme siit minna, laseme sealt minna ja nagu ma arvan, et võib-olla mingid tehased või mingid spetskohad ainult tegelevad sellega, et see summutiga kuidagi nagu päriselt, ma ei tea, jube hästi voolaks või midagi. Ja ma ei tea, mingi soundi disaine tehakse siin mingi suurtes firmades ju, eks ju, aga siin joppen puhna. Lihtsalt mingi, ma ei tea, teena. Tee nii nagu sulle meeldib ja ausalt öeldes nagu keda huvitab. Pane pütte nii palju vahele, katalüsaatorid, et gaasid on korras, mootor peab korras olema ja ma nagu küll ei näeks nagu pointi, või nagu, et miks peaks nagu see halb olema. Et fakt on see, minu auto puhul vähemalt, et ühtegi uut summutit ma osta ei saa poest. Lihtsalt ei ole. Unobtaaniumist on need valmistatud. Ja siis ühtegi summutit ma ise poest osta ei saa. Ja kui ma ostan B-osa, see on ka B-osa ju. See ei ole nagu originaal, aga see on B-osa. Ja ma teen ta umbes täpselt samasuguseks, kui on originaal. Mis see siis vahet on? Ma ütlen, et mitte kuradimatki. Nii, vaata nüüd, kus see kuum toru. Selle otsa jätsin ümmarguseks veel. Järsku läheb vaja. Nii, kui ma nüüd panen selle siit piraki läbi, siis on ta näha juba, et ta on väga numparilt siin. Ja ma saan ta tuua siia. Ma saan ta pöörata. Pööran siia, kuhu peaks niikuinii pütt tulema. Ja kus on rohkem ruumi ka. Siin niimoodi. Ma saan siia teha ja siin on kõige rohkem ruumi. Ja läheb see toru ilusasti peitu. Vot, aga nüüd ma panen teile jälle time lapse käima. Tegelikult ei pane ka, ma pean natuke laadima seda akut. Võtsin ainult ühe kaasa. Ja, ühesõnaga, jumala cool, täiesti awesome. Andke kommentaarides teada, mis te sellisest lollusest arvate. Ei ole tõesti asju.
millega ei tuleks toime. Oi, koll. Siit läheb ovaalne. Natuke läheb üles poole veel siis, kui kinnitused saab. Vaikbänd. Väike siladal alt ja üles välja. Ja sealt tuleb siis turpski taha ja sellesse koldesse. No selline 2 paunaga vorst siis kokku sai punktitud küll, aga tänaseks teada, et tuleb üks hea keevitaja, kes selle kokku lõpuni teeb. Kindlasti tuleb siin veel paindumisi ja üllatusi ja natukene kohendamist ja vaja on leida ka summuti otsad vastavalt siis stangele, aga no need jäävad küll oma aega ootama siis, kui ma auto värvist tagasi saan. Jäi mul tegelikult natukene kriipima veel see, et ma ei jõudnud seal tõstuki peal teha ära tagumisi summuti kinnitusi ja ka tegelikult keskmist kinnitust ja need ma tegin siis ka kodus ära. Aga jällegi, kuna tuli teade, et auto saab viia värvi, siis läks ühe hetkega õkva kiireks ja tegin ma siis kodus nii palju ära kui võimalik. Nüüd on nii, et näed, summuti saab panna nüüd hästi paika. Ja esialgu sellest praegu ma arvan, et piisabki. Sealt läheb ta tungliselt kinni. Siit on võimalus veel siit-sealt muuta ja teha, kui vaja on. Kõrgemaks teda minna ei saa, sest et muidu peab siia hakkama mingit asja ehitama. Nagu näha, siis mootor on ikka veel siin naiste vahel ja on ta sellel põhjusel, et ei jõudnud. Jõudsin 3 plaanitud asjast 1 ära teha. Nii et ega praegu ei ole midagi kui magama ja hommiku vara ülesse ja siis teeb nii kaua, kuni jõuab. Siis kõik muud tööd ja küll jõuab. Näeme hommikul. Ja,